Gazas on Hamasi valitsuse jäänused teatanud oma laiali saatmisest, kui tagasi astus niinimetatud hädaolukorra komitee. Hamasi juhitud administratsioon, mis on viimastel aastatel piirkonda oma jõhkra haardega valitsenud. Nüüd on see samm näiliselt tehtud selleks, et sillutada teed võimu üleandmiseks Gaza administratsiooni tehnokraatlikule rahvuskomiteele. See on osa Trumpi rahuplaanist. Nüüd jätkavad tsiviiltöötajad ilmselt oma ametikohtadel ning praeguseid valitsusasutuste juhte käsitletakse üleminekuperioodil ajutistena. Aga meiega on liitunud doktor Ariel Horeb, ta on Lähis-Ida võrgustiku analüüsi osakonna juht ning on seotud ka Tel Avivi ülikooli Moshe Dayani keskusega. Ja täna liitub ta meiega New Yorgist. Me hindame väga, et olete meiega. Jagage oma mõtteid selle sammu kohta. Tundub, et selle eesmärk on näidata, et terrorirühmitus on valmis andma Gaza sektori haldamise üle võimalikule uuele rahvuslikule komiteele. Hamas väidab, et nad on kõik need halduslikud sammud võimu üleandmiseks lõpule viinud. Teate, kas nad on seda tõesti teinud? Ja mis nüüd edasi saab? Mis peaks nüüd juhtuma? No see on lihtsalt viis, kuidas pall meie Iisraeli kätte mängida. See pole sisuliselt midagi olulist, sest põhimõtteliselt ütlevad nad lihtsalt, et olgu, me astume tagasi, anname võimu, nagu me juba mitu korda kokku leppisime, rahukomiteele ja tehnokraatide komiteele, mis peaks juhtima Gaza sektorit. Aga sisuliselt hoiame alles oma relvad, kogu oma sõjalise jõu, oma kontrolli selle üle, vägivalla vahendid, nagu öeldakse. Ja seetõttu jääb võim päeva lõpuks meie kätte. Aga mida nad tahavad näidata, David, on põhimõtteliselt see, et nad teevad rahukomiteega koostööd, kuigi tegelikult ei tee. Ja komitee esimees Nikolai Meldanov on neid viimastel kuudel juba mitu korda ähvardanud, öeldes, et ei täida kokkulepet. Ma kavatsen sellest teatada ja öelda, et just teie olete need, kes tegelikult takistavad kokkuleppe edasist edenemist. Ja Hamas üritab lihtsalt palli meie väravasse lükkama, nagu ma ütlesin. Kas nad võivad selles edukad olla? Sest ma kuulen rahvusvahelisi argumente, et näete, Hamas liigub sellega edasi. See on Iisraeli pool, kes takistab selle üleminekunõukogu sisenemist. Ja see ebarealistlik ootus, nagu rahvusvaheliselt öeldakse, mitte minu sõnad, et Hamas peab enne seda relvad maha panema, see pole realistlik. Kõigepealt peab tulema Palestiina üksus ja selle ellu viima. Nii et siin tundub olevat vastuolu, vähemalt nii, nagu seda väidetakse, et tegelikult on Iisrael see, kes seda protsessi takistab, oodates midagi, mis kunagi ei juhtu. Teisisõnu, kogu Hamas peaks relvad maha panema. Kuidas teie seda näete? Just sellele nemad ja nende vahendajad lootsidki. Nad teadsid, et nad kavatsevad aega raisata, panna kõik mõtlema, et vaesed tsiviilisikud. Ja seetõttu peaksime loobuma Hamasi relvitustamisest. Aga Iisrael ütleb, kuulake, see on kokkuleppe teine peatükk. Ja see, et see on teine, näitab selle tähtsust meie jaoks. Ilmselgelt me ei kavatse sellest asjast loobuda. Aga Hamasi toetavad Türgi ja Katar ning üldiselt ka vahendajad. Nüüd peavad Ameerika Ühendriigid tõesti jääma kindlaks, nagu ka Nikolai Meldanov selles küsimuses on jäänud. Ja ta on selles küsimuses väga oluline võtmeisik. Ja ta toetab Iisraeli seisukohta selles. Ja päeva lõpuks peaks Iisrael ütlema, kuulge, me ei lase kellelgi seda teha. Teate, proovida selles osas millegagi jätkata ilma kõige olulisemata, milleks on Hamasi relvitustamine, ei tule kõne allagi. Mis tuletab kõigile meelde, et tegemist on terroriorganisatsiooniga, millel ei ole siin mingit usalduskrediiti, ütleme nii. Nii et sul on õigus, Iisraeli poolelt ei tohiks võtta mingit riski. Aga mida sa arvad, millised on seosed teiste rindede või õppetundidega? Ütleme nii, et Hamas võib-olla on juba õppinud meie võitlusest Hezbollahiga Iraanilt. Ja nad on vaikselt kõrvalt jälginud, võiks öelda. See on olnud Iisraeli jaoks kõige vaiksem rinne vähemalt viimase aasta jooksul. Alates eelmise aasta septembrist, kui toimus pantvangi kokkuleppe. Kas nad õpivad sealt mingid õppetunde, mida me võib-olla ei tahaks, et nad nendelt rinnet õpiksid? Tead, päeva lõpuks isegi Hamasi mõõdukate ja ägedate džihadistide vahel on asi selles. Lõppeesmärk on sama, see tähendab Iisraeli hävitamine.
nii et asi pole selles, et nende vahel käiks arutelu selle üle, kas me peaksime seda eesmärki jätkuvalt taotlema, vaid pigem selles, kuidas ja millise ajaraamiga seda teha. See on alati küsimus Hamasi sees. Seega ei tohiks me oodata, et nad selles osas oluliselt või põhimõtteliselt muutuksid. Nad püüavad ikka veel meie hävitamise poole. Ja ainus küsimus on, milliseid järeleandmisi nad tee peal teevad, et ellu jääda. Nad näevad seda kõike. Aga tead, David, isegi Hamasi jaoks ei ole see esimene kord. Nad jäid ellu ka 2004. aastal, teise intifada ajal, kui Iisrael neile tõesti kõvasti vastu andis. Ja kahe ja poole aasta jooksul võtsid nad Gaza sektori üle. Nad olid piisavalt võimsad, et seda teha. Nii mõtleb Hamas igasuguse sellise väljakutse puhul, kaasa arvatud kõige raskemad. Seega hindan ma sageli selgust, mida nad pakuvad. Kui te loete ja kuulate, mida nad ütlevad, siis nad ei teeskle, et nad on keegi teine. Koos Hezbollah ja Iraaniga ütlevad nad vähemalt seda, mida mõtlevad. Me kõik peaksime neid kuulama. Dr. Harel Harel, aitäh, et olite meiega.